oleme jõudnud siis orientatsioonivihiku eelviimase tunnini ja tänaseks tunni teemaks on selline huvitav teema nagu leping. Meie oma elus ja ajas oleme teinud väga palju erinevaid lepinguid ja igasugu kokkuleppeid. Aga tihtipeale need lepingud ja igasugused kokkulepped on läinud meil vett vedama. Nii et, aga täna meil on selline hea võimalus teha üks kõige parem leping üldse, mis on üldse tehtud ja kõige õigem leping, mis on üldse sinu elus tehtud. Et selline, meil on kohe programmis olemas selline eraldi vihik, siis selline minu leping nimeline vihik, kus sa siis saadki teha enda lepingut ja kõike seda täita seal, mis siis see vihik nõuab sinult. Ja põhiliselt me räägime täna sellisest 4 punktist, mis see leping ka sisaldab. Ja need 4 punkti siis ma hakkan teile tasahaaval ette tooma. Ja esimene punkt, millest me alustamegi, on siis programmi tulek. See on üks väga tähtis lepingu alguspunkte, sest et kui me oleme programmi tulnud ja me alustame justkui selle teega ja selle lepingu kõige algusega, siis on see üks raskemaid asju. Mina, kui tulin programmi kunagi, see oli päris raske ülesanne minu jaoks, sest tavaliselt inimene, kes on tulnud programmi, tema olukord, tema füüsiline olukord ei ole just väga kiita. Ja tavaliselt tullakse, kas inimesed on väga suurtes värinates veel, erinevates pohmellistaadiumites, seal võimalik, et esineb deliiriumeid ja asju, mis on seotud siis tervisega just enamjaolt. Ja see programmi tulek, ehk siis võime öelda, et lepingu üks esimesi punkte on väga tähtis ületada ja tihtipeale see mõnikord võib jääda meile selliseks nagu võimatuks ülesandeks ja see tundub nagu see mägi, millest me üles hakkame ronima, see tundub niisugune pikk rodu, aga kui me oleme selle ületanud, siis on see üks suur asi on tehtud alguses. Ja just see füüsiline on see, mis paneb ka inimesi tihtipeale erinevatesse mõtetesse viima. Tavaliselt on meil, kui inimene hakkab juba väga hästi ennast tundma, seal ütleme 2.–3. nädal, seal kuni kuu aega, tavaliselt hakatakse füüsilist trenni tegema, jooksma, inimesed hakkavad ennast imehästi tundma, siis mõeldakse, et justkui meie olukord ja füüsiline kõik on hea ja me oleme valmis selleks. Me oleme valmis selleks, et uuesti naasma ühiskonda, et jälle uuesti tagasi minna ja öelda, et oi, et nüüd me oleme korras. Aga tegelikult see on alles selle lepingu üks kõige algelisem punkt, aga millest kindlasti ka ei saa samuti mööda minna, sest et füüsiline olukord inimesel on üks väga tähtis olukord. Ja kui sa oled sellest füüsilisest läbi läinud, tavaliselt üldjuhul inimene saab, ütleme, terveks füüsiliselt kuskil kuu aja jooksul, oleneb siis inimesest, kellel võtab see rohkem aega, kellel vähem aega. Mõnel võib-olla läheb isegi üle kuu aja, et taastuda sellest alkoholist või narkootikumidest. Aga üldjuhul minnakse läbi sellest ja minnakse sellise siis lepingu järgmise punktiga ja selleks on meil täna siis sina ise. Sina ise on teiseks teemaks meil. Ja see on nüüd selline punkt, kus see on nagu puhtalt pisut egoistlik isegi, kui mõni ütleb, et sa ainult mõtled ise enda peale, siis tegelikult see ongi nüüd see koht, kus sa peadki mõtlema ise enda peale. Sest et see on sinu elu, mida sa oled tulnud korda panema, mida sa oled tulnud muutma, mida sa oled tulnud teistmoodi tegema. Ja sealses üldjuhul õpid sa nägema tegelikult ise ennast. Sa õpid justkui ennast skaneerima. Sa vaatad, sa pead oskama nagu ennast kõrvalt vaadata ja skaneerima, millises faasis oled sina, kuidas sa saad hakkama, kuidas sa saad hakkama oma tunnetega,
oma mõtetega, oma erinevate asjadega. Ja see ongi see üks suur analüüs. Ja kui sa lähed tasahaaval, sa tegeled igapäevase moraaliinventuuriga, sa tegeled palvevihikuga, sa tegeled erinevate instrumentidega, mis Lootuse küla poolt sulle külge tulevad nii-öelda, siis hakkab sinu enesehinnang ka tasapisi tõusma. Ja enesehinnang tõuseb ja see on alati hea märk, sest et tavaliselt sõltlane on selline inimene, kes satub alati enesealetsusse ja vaenemina, et mul ei ole enam mingit võimalust, kuid tegelikult see enesehinnang tõuseb ja sa hakkad nägema ennast hoopis teistpidiselt, vastupidiselt. Su hinnang tõuseb, sa ärkad uuesti, sa märkad endas asju, mida sa pole varem võib-olla elus näinudki üldse. Ja see on see, mis kõlab pisut egoistlikult, aga see on see tegelikult, milleks sa oled ka tulnud Lootuse külla. Sa oled tulnud tegelema iseendaga. Üks väga tähtis punkt. Ja minnes siit 3. punkti juurde, siis 3. punkti nimeks võib panna teised inimesed. Teised inimesed. Teisteks inimesteks võivad olla lähedased sinu ümber. Teisteks inimesed võivad olla sõbrad sinu ümber. Teisteks inimesteks võivad olla lapsed, vanemad, emad, isad, kes iganes, lähedased isikud sinu ümber. Tihtipeale tavaliselt sõltlane, kes tuleb programmi, tema lähedastega, tema kõikvõimalike tuttavatega on suhteliselt kõik sillad ära lõhutud vahelt ja seal ei ole enam suhteid, seal ei ole enam mitte midagi järgi, seal on ainult nagu üks suur sõjavaremed on sellest järgi. Ja me alustame selles Lootuse küla programmis uuesti nende suhete taastamisega. Ja meie üks väga hea programmi osa on muidugi see, kus me saadame andestuskirju nendele inimestele ja me taastame neid asju nii palju, kui meil on võimalik seda teha. Erinevate läbi instrumentide, mis meil on seal pakutavad ja see on üks tohutu hea relv sinu elus. Paljud inimesed näevad, nad kirjutavad esimest korda üldse selliseid kirju, nad pole näinudki eales selliseid kirju, nende jaoks on see mingi nagu ulmeline müstikamaailm, aga see on üks suur enese ületamine, enesega võitlemine kogu aeg ja ühel päeval sa näed, see aeg isegi ei pruugi tulla programmi sees, aga see võib tulla pärast programmi, sa näed, et sellel on üks vili taga. See, mis on tõusnud, võrsunud, üks tugev vili. Ja see on üks oluline asi, me õpime andestama teistele inimestele, õpime nägema, et mina ei olegi ainult maailm, et tegelikult minu ümber on ka veel teisi inimesi. Ja see on üks vägev asi, kui sa oled avastanud ühel hetkel sellise asja, et et ma näen ka teisi inimesi enda kõrval veel. See on üks super lugu. Ja minnes siit 4. punkti juurde, siis 4. punkt on üks kõige tähtsam punkt üldse selles lepingus. See on üks kõige tähtsam punkt üldse sinu elus ja üldse kogu asjas. Ja 4. punktiks on Jumal. Jumal sinu elus. Jumal peab olema igal pool tähtsal kohal number 1 sinu elus, sest tema on tõstnud sind porist välja, tema on asetanud sind sinna, tema on toonud, tema on pannud. Tema peab olema alati number 1. Ja see on ka see leping, mida me teeme. See on just kui me teeme ühe lepingu temaga, sest tema kasvatab meid, tema tõstab meid, tema lohutab meid, kui meil on kurb, tema annab meile jõudu, kui meil enam seda ei ole, temal on kõik asi võimas. Ja ma tahaks lugeda ka ühe kirjakoha siia. See on Jesaja 42 ja 6-7 ütleb niimoodi. Mina, issand, olen õigusega sind kutsunud. Kinnitan su kätt. Ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks, avama pimedate silmi, vabastama vange vangistusest, pimeduses istujaid vangikojast. See on see vägev leping, see on see vägev leping ja see on see vägev elumuutus, milles me oleme sees ja tegemas üht uut ajajärku enda elus.